No tere, teeme väikse videotuuri siis Vormsil asuvast kinnistust. Hetkel olen siis siin aia taga ja pull on see, et siin on eratee, mis viib siis siia kinnistule. Et täpsemalt oleme siis Vormsi saarel ja keskusest Ullost kuskil 2 kilomeetri kaugusel. No see on poed, postkontorid. Rand jääb kuskil 4,5 kilomeetri kaugusele ja vaatame siis millega tegu on, et hetkel nagu nägid, tulin aeda, meil õuemaa on kuskil natuke alla 4000 ruutmeetri, et väga suur kinnistu, et ma ei tea, kas me kõiki siin nüüd läbi käime, aga ma arvan, et käime ikkagi. Kinnistu peal on meil siis abihoone, sinna piilume siis pärast seda, kui me maja külastanud, peamaja, sealpool on veel saun, poole peal väliköök ja veel palju toredaid asju, aga lähme vaatame siis majja kõigepealt. Et sissepääs on siit. Maja on soojustatud, vundament on soojustatud, aknad on originaal, või mitte originaal, vaid puitaknad ikkagi. Ja esimesena tuleb meil ette kohe selline tuulekodu. Ja siin on meil hästi korralik uks, maja valvavad ka loomulikult turvakaamerad, pannud tuled ka põlema. Ja siin on väike esik veel. Nii, kohe jõuame vannituppa, kus on meil boiler. Vannituba on korralik, ilusti siustatud, nagu näete. Loed ka kord tehtud. Majas on valdavas enamuses on uus elektrijuhtmistik. Kütmine toimub siis selle ahjuga, mis meil siin köögis on, või õhksõuspumbaga, mis meil ka samuti köögis on. Ja nagu näete, olemegi jõudnud kööki, kus on meil siis eelpool mainitud ahi ja kõik vajalikud köögitarbed. Kahekordne puit. Kus see puit on alumiinium? Ma ei teagi peast ausalt öeldes. Aga see pole praegu nii oluline. Siin ka siis pesumasin, külmkapp. Ja siit tuleb siis esimene elutuba, mis on meil läbikäidav. Omaniku mõte oli see sein vahelt ära võtta ja teha siukene suur avar elutuba siia. Aga uuel omanikul on ka võimalik enda mõtteid teostada või rakendada. See olukord nõuda siin praegu on, näete video pealt, et on 2 varianti, kas ta jääb nii nagu on, saate ise need poolel olevad tööd lõpuni viia või tehakse see kõik omaniku poolt ära, et see on kokkuleppe küsimus. Et praegu siis on siin pooleli trepi ehitus ja vaatame üles. Üleval oli kunagi siis pööning, külm pööning, aga praegu on siia mõeldud siis kas siis üks suurem eluruum või 2 väiksemat. Pinda esimesel korrusel oli minu meelest 59 ruutmeetrit, võin ka eksida. Aga üleval oli põrandapinda, oli kasulikku pinda oli kuskil 20 ruutmeetrit, tähendab alates 1,60 ja põrandapind oli äkki oli 50 ruutmeetri kanti. Et siia on loodud siis katusaknad, 3 tükki. Siia otsa läheb ka, näete, siin on üks aken, läheb siia otsa, üks aken meil siin katusruuk taga. Elekter tuleb siia nurkadesse, siia tehakse siuke väike minisein ette nagu, et siia pannakse siis elektripistikud. Vaade on meil igalt poolt, nagu näete, hoovi. Et rohelust on siin küll ja veel. Ja samuti on olemas siin ka siis ventilatsioonisüsteem. Me nimetame seda nuti ventilatsiooniks. Et siin on siis õhu liikumine ka täitsa olemas. Ja kes veel tahab, siis on võimalik paigaldada siia sama seina taha, õhksõuspump, tegelikult kõik juhtmed ja torud on selle jaoks veetud, et ainult pump ära panna ja ongi olemas. Nii, aga mis siis veel? Majal on ka uus katus pandud. Et siuksed kõige suuremad tööd on ikkagi tehtud ja ta on nagu suvitamiseks koheselt valmis. Nii, aga lähme vaatame ka terrassile, mis on minu üks lemmikkohti siin majas.
ja kuidas see nüüd lahti tuli, see oli mingi nipiga vist. Lükat hoopis. No nii, ma näitan seda trassi natuke kaugemalt teile. Et siin tehakse igasuguseid, omanikud tegid kodukohvikuid ja muid toredaid asju, et terrass on iseenesest suur. Noh, siin ka praegu on panemata need terrassi käsipuud ja eks ta õlitamist vajab ka. Aga iseenesest suur lai terrass, jah, mis ta suuruselt võib olla, süükene 8 korda 5 kuskil 40 ruutmeetrit terrass. Ja siit näete ka maja katust, mis on vahetatud. Liigume siis edasi ja vahepeal mu samm hakkab väga palju kiirenema, kuna siin praegu sääski on päris palju. Siin on niisugune plate, võib seda nimetada, et siin oli neil grillinurk praegu, aga tegelikult nad tahtsid teha uue grillinurga siia, et siin on see konstruktsioon on juba valmis loodud, aga kas jõud või motivatsioon saisid otsa, et seda kööki, seda välikööki, mis te siin praegu näete, lõpule ei viidud, aga uue väliköögi koht peaks olema seal. Samuti on olemas, vesi tuleb meil siis puurkaevust ja vaatame ka nüüd, ja kui puurkaev peaks mingil põhjusel mitte töötama kunagi, mida pole siiamaani oli juhtunud, siis on alati ka varuvõimalus, et on olemas tavaline kaev. See täitsa töötab, selle peaks ennem tühjaks laskma ja siis kaev teeb oma tööd edasi ja värskendab vett. Aga nüüd lähme ja vaatame kibe kiirest sauna. Nagu näete, siin siis selline saunamaja. Näitan seda kähku väljast ka enne, kui sääsed meid täitsa ära söövad. Nüüd ei jõuagi videot lõpuni teha. Siin selline saunamaja. Ja vaatame ka sisse. Ja uks kinni. Okei. Laseme uks lahti teha. Mida veel näidata? Näitame natuke aeda veel. Et siin on tohutult palju erinevaid puid, põõsaid, mille nimesi mina kahjuks kõiki veel ei tea. Aga nagu näete, praegu käib meil ka siis drooniga filmimine. Loodame, et kaadrisse ikkagi ilusti jään siis. Siin veel näite seda aeda, milline see välja näeb. Siin on siis teine aed nagu aed aias. See on siis väikse võrkajaga eradetud. Siin oli mõte kunagi omanikul luua kas siis telkimisplats, mida vormsil tegelikult pole, või siis väike majutus kämpingute näol. Et see on täitsa niisugune ära eraldatud maja ja selle jaoks on ka loodud väikene seda nimetati peldikvillaks. Vist oli see nimi, et siin oli minu meelest dušinurk. Siin on teine dušinurk, mis on lõpetamata. Ja siin on taga on siis kuiv käimla, siin olid lahedad sildid ka. Erinevad supervõimed ja kott. Oot, see on ka siis see majaka lõpetamata. Kogu krunti ümbritseb siis elektrikarjus, mis peaks hoidma erinevad metsaloomad eemale. Ja siin seal kinnistul on ka väga palju metsa. Ma just siin Timberisse ja öeldi, et see metsaväärtus on enamik on lepp. Näete, siin on need nooremad lepad ja tagapoole on vanemad lepad. Et see metsaväärtus öeldi mulle Timberist, et 8400 eurot. Ma pigem nagu seda metsa maha ei võtaks, vaid see mets, mis siin on, tagabki selle privaatsuse. Et metsa siit circa otse 50 meetrit veel sisse ja see on kõik teie oma. Et eks seda maad on siin nii palju, et igal ühel kindlasti nagu erinevad plaanid ja võimalusi on palju, mis sellega teha. Kas siis ise kasutada suvituseks, teha võib-olla suvitus pluss kodumajutus. Variante on palju. Nii, ja vaatame ka viimasena üle selle abijoone, mis oli vana laut aastaid tagasi. Palun äkki omanikul. Ma sinna kuuli taha ei hakka minema, et see pilt on suht sarnane. Kui saad sa teha sauna lahti mulle või?
see on kinni jah. Saame ka sauna kohe minna, mis meil enne ebaõnnestus. Aga kuur, väga praktiline. Väga praktiline on see, et siin on ülihea asju hoiustada. Paneme tuled ka põlema. Kõik töötab ilusti. Ja hea on see, et siin on laudpõrand. Ei ole mul põrandat. All on laudpõranda, all on väike õhuvahe. Ja ise näete, mis siin on. Praegu on siis tegu põhimõtteliselt omanike laoga. Kui te mõtlete, mis asju saab sisse jätta, mida ei saa sisse jätta, siis kõik asjad on põhimõtteliselt läbi räägitavad. Välja arvatud niisugune põhimööbel, mis majas sees oli. No, eks te andke märku, kui teile midagi väga meeldib, võib-olla saame kaubale. Nii, siin ma on isegi ööbinud kunagi, et on niisugune külaliste ruum, vaatame, kus ma saan tule põlema panna. Ei leiagi, tuli läheb tagant põlema, jah. Ja see on jäkki tuld praegu põlema panema. Et siin on ahi, mis nagu idee poolest töötab, aga kuna korsten on liiga lühike, siis on vaja natuke vaeva näha sellega. Mis ma mõistsin veel öelda, et sellel ahjul, mis on majas sees, on ka korstnari pühki akt olemas. Nii et kõik ilusti töötab. Ja sääskedele ma väga täna meeldin. Noh, siin on niisugune üks magamisvõimalus. Käisime kunagi jaanipäeval siis oli siin ööbitud. Ja see tuua, mis siin on mega lahe minu meelest. Et see on kuidagi, kogu see asi on nagu üldse näeb väga autentne välja. Et siin on siis veel 2 magamiskohta juba praegu olemas, mis sobivad siis nii külalistele või kodumajutuseks. Vot selline see pilt välja näeb. Aga nüüd hakkabki meie 15-minutiline video lõppema. Ja vaatame, mida pakub meile siis saun. Said lahti jah, sauna? Ikkagi pool tööd näeb võtta. No nii. Tänan kõiki vaatajaid, kes on olnud väga kannatlikud. Või samas nagu huvitavat asja võib-olla ongi huvitav vaadata. Et Eestimaa peal on ju väga ilusad kohti olemas ja ma arvan, et see koht on üks neist siis. Okei, milline neist võtmetest siis on saunavõti? Vot ei tea. Kas ta tegi? Sain. Nii. Varjus on sääskedega suur võitlus. Põlema tuleb põlema ja teeme ukse kinni. Siin on selline sauna eesruum. Jube pime muidugi praegu, ma ei tea, kuidas see pidost jääb. Ega siit vist praegu midagi näha pole, siin on niisugune vana vann veel, ma ei tea. Vaatame, kas me saame panna äkki, jah, valguse peale. Vot, siin on niisugune vana pesuköögi variant, eesruum, see on siis koda, kaldkriips esik ja siin on siis leiliruum. Et mõistagi on tegu puusaunaga ja see on siin iseenesest heas korras ikkagi. Vot nii on. Aga lõpetame seda, see ikka tuleb olema. No vot, selline see vaatepilt saunas on. Võime tuled kustu. Ja lähme siit välja. No nii, hakkamegi selle videoga lõpetama siis. Et ma loodan, et see video ei teeks kuidagi kasulik. Saite sellest kinnistust nagu mõistliku ülevaate. Et kindlasti inimestel tekib erinevaid lisaküsimusi, erinevaid mõtteid. Et tegu on Vormsi saarega, et kui keegi ei tea, kaua Vormsi sõidab, siis sõidab kuskil 45 minutit praamiga. Tallinnas sõidab
Rohukülla ehk siis kohta, kuhu praam läheb, kuskil tund 15 äkki. Täna Sauelt tulime tunniga, et sõltub, kus te Tallinnas loomulikult olete. Ja sealt ütleme Tallinnast 2-tunnine reis siis siia. Ja kõikidel, kel huvi on, võtke ühendust, helistage. Ja siis saame juba tõsisemate huvilistega minna koha peale asja vaatama. Aitäh vaatamast ja tahate kinnisvara müüa, siis võite alati minuga ühendust võtta. Olge tublid ja nägemist!